Ain, Viimsist räägitakse tihti peale, et avatakse 10-12 esimest klassi Viimsi koolis. Räägi, kui palju käsipallureid tuleb kogu sellest suurest hulgast poistest ja tüdrukutest? Viimsis on jah see, et rahvast tuleb aina juurde ja iga aasta 100 õpilast kuskil tuleb Viimsi valla leida need koolikohad. Ja käsipallureid kindlasti tekib sealt, aga meil on ka väga jõulised konkurendid, kes selle koore juba lasteaiast ära võtavad. Ja eeskätt on need siis teised pallimängualad või pigem judo ja kergejõustik? Ka pallimängualad, et Martin Reimi jalgpallikool ja KK Viimsi on oma töö väga hästi käima saanud ja nad on meile kõvad konkurendid. Judopoisid ja ujujad, nad on ikka nii, nagu nad on, et mõni mängib palli, käib judos, mängib palli, käib ujumas, et need ei ole meile nagu konkurendid, et juba need, kes on valinud endale mingi palli mänguvad, need on konkurendid. Aga kuidas poisid käsipalli juurde jõuavad, et kas läbi perekondlike suhete, sõbrad mängivad juba või mingid kolmandat teed pidi? Nagu ikka kõik variandid, et sugulane on mänginud, isa on mänginud, sõber tuli ja tulin ka, et siin nagu ikka reeglit ei ole. Viimsi tööriista marketi meeskonda sel aastal, nagu sa mainisid, et olete natukene tugevdamas võrreldes eelmise aastaga. Sinu poeg Siim Pinnonen on tagasi, keda sa veel mainiksid, et kes siis nii-öelda võiks eelkõige medalite pärast võistlema hakata? Et meie võistkonnas on nooremad juures, ma arvan, et see aasta nendest nagu selliste tähtsates ja põnevates mängudeks nagu väga loota ei saa. Aga vigastustest, kui paranevad, siis Priit Kotsar, Sten-Erik Lepp, et sellised jõud peaks meil juurde tulema. Just sellised kogenud tegijad eeskätt. Just, jah, aitäh.